palun. Suur tänu. Ma jätkan pisut sealt kohalt, kus hea kolleeg Evelin alustas. Teatavasti see usaldus e-valimiste vastu on meil erakordselt madal ja meie erakonna liige Andres Aule koostas pöördumise OSCE-le ja Veneetsia komisjonile meie e-valimiste kohta ja me käisime siis Varssavis ka augustis selle OSCE selle valdkonna ekspertidega kohtumas. Pöördumine läks siis Riigikogu aseesimehe saadetuna menetlesse, aga paraku siis OSCE-lt ja Veneetsia komisjonilt kiiret vastust ei tule. Praktika näitab, et seal võib minna aasta või aasta ringis või isegi rohkem. Nii, ja nüüd küsimus lugupeetud kolleegile, kaasprofessor Jakobsonile, kes te kasutate võrdlevat meetodit oma uurimustes. Kas on teada mõni teine riik, kus e-valimisi korraldatakse, aga usaldus e-valimiste vastu oleks sama madal või veel madalam kui Eestis? Ja küsimus lugupeetud ja vastutustundlikule ministrile on selline, et kui OSCE ja Veneetsia komisjon peaks andma meie e-valimistele süsteemile siis hävitava hinnangu ja kui see tuleb näiteks 1 või 2 nädalat enne kohalikke valimisi, mis me siis teeme? Et kas me lükkame valimised edasi, jätame e-valimiste võimaluse ära või siis teeme jõuga ikkagi nad edasi? Sellest hoolimata, et hinnang oli hävitav. Aitäh! Ma ütleks selle kohta seda, et mitmed riigid kasutavad e-valimisi, aga mitte nii-öelda kogu valijaskonna jaoks. Et väga paljud riigid, sealhulgas näiteks Šveits, kasutavad e-valimisi väliskodanike nii-öelda kaasamiseks. Ja ma ei ole kuulnud, et seal nagu mingisuguseid väga suuri nii-öelda probleemi sellel teemal oleks. Mulle tundub, see küsimus oli retooriline. Mina usun sellesse, mida Eesti eksperdid ütlevad. Ja mina Veneetsia komisjoni kindlasti ka usun, kui nad oma tähelepanekud teevad ja kindlasti tuleb juhindada ja asja võimalik paremaks teha, kui kellelgi on mingisugune tähelepanek. Aga hetkel ei ole keegi ju tuvastanud nii-öelda otsest probleemi e-valimistes on ju, ja kindlasti oleks e-valimised suurema usaldusväärsusega, minu arvates usaldusväärsus nii madal ei ole, aga ta oleks kindlasti suurema usaldusväärsusega, kui seda nii-öelda maha ei tõmmataks ka poliitiliselt, ehk siis kahtluse alla ei seataks, vaid tegelikult tuleb leida viise, kuidas seda paremaks teha, et me ise nagu ei peaks õõnestama oma nii-öelda enda väljaütlemistega seda, aga kui on midagi võimalik paremaks teha, seda tuleks teha.